Tere taas ja mul on suur rõõm olla jälle siin laval ja õnneks ma seekord ei ole üksinda. Mul on siin kaasas 2 suurepärast inimest, kellele ma kohe siis ka tähelepanu viiksin. Et nagu sissejuhatuses juba oli, siis mul on suur rõõm tutvustada tagasi Delta Kutse podcasti. Kõik, kes on varem jälginud, kindlasti juba Tanelit teavad ka teistest konverentsidest. Doktor Tanel Lepik, erakorralise meditsiiniarst ja edasi on siis doktor Tuuli Haappiht, kes on siis naistearst Ida-Tallinna Keskhaiglast. Ja kui meil esimene plokk oli diagnoosi, siis nüüd pärast söömist on siis meie ülesanne esiteks uuesti see mõte kiiresti käima panna ja me liigume siis edasi teise plokki, mis on siis tegutse. Ja selle jaoks on ideaalne loomulikult kiirabikutse. Nii et siis me saamegi kohe siia edasi liikuda. Ja kui meil eelmine Delta konverents oli niimoodi, et me ehk oleks mahtunud kuskile väga suurde bussi, siis nüüd on meid siin kokku koos tehnilise personaliga peaaegu 550 inimest. Ja nii suurt bussi küll ei ole, seda ma vaatasin. Küsisin lennufanatina ChatGPT käest, et mis oleks siis see brigaad, kuidas me siis patsiendi juurde jõuame. Ja siis ta ütles, et ainukesed võimalused on kas Airbus A380 või Boeing 747. Nii et Tartu kiirabi on aeg soetada lennuk järgmisena. Ja sellega me saame siis kohale lennata. Ja enne kui meil nüüd kiirabikutse tuleb, siis ma korraks räägiks veel ka siis panelistidega, et Tanel, miks sa oled igal konverentsil? Jah, väga hea küsimus, et ma tunnen ennast laval palju paremini kui üks-ühele inimestega suheldes, et nii huvitav, kui see ka pole. Mul on selline patoloogiline vajadus ilmselt olla lava peal ja kui kutsutakse, siis ma alati tulen. Et ülikooli ajal tegime kursakaaslastega bändi, L-hormoones, äkki mõni on tantsinud Tartu klubides. Aga üks hetk lihtsalt vanus tuli peale ja bändimehe elu ei ole lihtne. Ja siis ma hakkasin käima konverentsidel. Nii et kui te satute, ma loodan, et ei satu EMO-sse, aga kui te satute EMO-sse ja Tanel tuleb vastu, et tal on mikrofon käes, siis te teate, et see on lihtsalt aitamiseks. Et Live-ülekanne, et oleks lihtsam. Tuuli, sina ei ole varem Delta Kutse podcastis käinud, aga seda enam on rõõm, et sa siia lavale oled tulnud. Kas sul on samasugune kirg lavade vastu nagu Tanelil? Ei ole mul nii suurt kirge selle suhtes. Pigem mul on see raskelt käinud, aga nüüd ma tegelikult naudin seda ja see on tõesti vaimustavalt nagu korraldatud konverents, et mul on väga hea meel, et sa kutsusid. Ja meil on suur rõõm, et sa oled siin. Sa oled naistearst Ida-Tallinna Keskhaiglas, sa puutud erakorraliste olukordadega kokku, aga miks naistehaigused, miks günekoloogia, mis sind selle erialani tõmbas? No, minu teekond võib-olla oli natuke sirgjoonelisem kui sinu oma, et käisin kõigepealt gümnaasiumis bioloogiaklassis, siis läksin ülikooli, ei käinud Inglismaal vahepeal. Erialavalik oli natuke keerulisem, et millegipärast, kui ma läksin ülikooli, tundus, et naistearstiks ma ikka ei hakka, mingi siuke stigma on sellel vahel küljes olnud. Ja teine, kui siis prekliinilistes ainetes olid hormoonid, tundus, et nii keeruline, et sellega ma ikka tegelema ei hakka. No lõpuks 5. kursusel, kui oli siis günekoloogia eriala, siis Tartu günekoloogid võlusid mind ära ja lõpuks ongi, et ikkagi naistearst ja hormoonid, et vahel on need asjad, millele sa esialgu ei ütled, on nagu tegelikult lõpuks see, mida sa nagu vajad ja läksingi siis Ida-Tallinna Keskhaigla residentuuri ja olen rahul, et kellel on veel eriala suhtes kahtlusi, soovitan. Et siis võiks naistehaiguste peale mõelda ja kindlasti on see väga põnev eriala. Aitäh, et sa mainisid ka ikkagi tõid seal tagasi, et mul kõik eksamid A-d ei olnud ja ei olnud sirgjooneline. Aga mis te arvate? Kuna meil seekord on limiteeritud aeg, me peame tegutsema, me ei saa liiga aeglaseks jääda. Me oleme praegu Elva kiirabi baasis ja meil tuleb kiirabikutse. Elva 911, Elva 911, Delta 24, kõhuvalu, Lai 36, Elva.
ma arvan, et ma jäängi seda kiirabikutset tegema, mulle meeldib, kuidas kohe kõik on. Kohe ebamugavus täidab seda ruumi. Aga meil on kutse, meil on Delta kutse 1 minutiga riidesse. Me oleme ülikiired, me juba istume autos ja me oleme valmis sõitma. Meil tuleb info, mida me loeme. 35-aastane naine, äkki tekkinud alakõhuvalu, kirjelduse järgi, pearinglus ja kodus oli tal ka selline koht, kus ta tõesti nagu kas vajus kokku, täpselt ei tea, nagu, mis seal juhtus, aga kuidagi midagi seal oli. Ja nüüd me sõidame sündmuskohale. Meil on natukene seda aega, me saame natukene prebriefida, et kuidas me seda olukorda lahendaksime. Tanel, mis sa sellises olukorras, mis on su esimesed mõtted, kui sa sellise kutse saad? Esimene mõte on loomulikult, et kõhuvalukutse, et mis teeb sellest kõhuvalukutsest Delta, mitte nagu Charlie või Bravo kutse, nagu nad tavaliselt on. Ilmselt see sünkoop, mis teeb ta Deltaks. Ja järgmine asi on mõelda, et mis on need kõhuvalu põhjused ja kas ma suudan neid üldse kiirabis diagnoosida või pigem vajab see diagnoosimist haiglas. Et need on mu esimesed mõtted. Kas me tahame läbi käia näiteks, praegu me teame 35-aastane naine, mis võiksid olla need kirurgilised, tihtdiagnostilised mõtted, mille peale siis kohe mõelda, kui meil sellise olukord on? Mina alustasin oma residentuuri haiglas, kus olid selgelt kirurgilised haiged ühel pool saali ja sisehaiged teisel pool saali. Ja günekoloogia asus üldse kusagil teises haiglas. Ehk siis mina oma peas nagu neid haigeid jaotan laias laastus 3. On olemas kirurgilised haiged, on olemas kirurgilised kõhuvalud, on olemas sisekõhuvalud ja on olemas günekoloogilised kõhuvalud. Ja esimese mõttena, et kirurgilised kõhuvalud, mis on sagedasemad on, sapiteedega seotud koletsüstiit, sapikivid, kuseteedega seotud kuseteede kivid, apenditsiit. On olnud meil ka võõrkehade söömist inimeste poolt, mis pärast perforeerivad ja nii edasi. Siis on olemas sisehaigused, millele võiks mõelda, et kui see on selline korduvkutsuja, väga harva esinevad haigused nagu porfüüria näiteks, angioedeem, visceraalne angioedeem. Võib-olla siin Lõuna-Eestis mitte nii palju, aga Tallinnas neid sirprakulise aneemiaga patsiente, kellel tekib vasookluksiivsed kriisid, et neid kahtlustada võiks mõnel juhul ja nii edasi. Ja siis on gynekoloogiliselt, millest ma väga palju ei tea, sest Eestis me oleme heas olukorras võrreldes ülejäänud maailmaga, et need lähevad kellelegi teisele. Kas me, Tanel, suuname selle küsimuse sujuvalt Tuulile? Absoluutselt. Tuuli, kas sa päästad nüüd välja, et mis see günekoloogiline maailm on, mis seal kahtlustama peaks? No, minul tulevad tõesti esimese asjana kohe günekoloogilised asjad pähe. Ja muidugi ma mõtlen ka teistele patoloogiatele alati, aga esimene, mis mul tuleb pähe, on ektoopiline rasedus, munasarja apopleksia, munasarja tsüstiruptuur, munasarja torsioon, siis võib olla tegelikult ka raseduse katkemisega tegemist. Tegelikult võib olla ka see sama PID, millest hommikul räägiti, see väikse vaagna põletik, et need oleks nagu mul need esimesed mõtted. Et see nimekiri on juba päris pikk, et see kõik need, mis see tihtdiagnostiliselt võib olla ja eks ainukene lahendus ongi siis kohale jõuda, võib-olla vaadates andmevaaturist, mis infot me enne saame juba välja uurida. Et siin tuleb kindlasti ära mainida see, et me teame patsiendi vanust, eks ole, ja me teame patsiendi sugu, mis oluliselt kitsendab tegelikult seda haiguste võimalust, mis haigusega tegemist on. Et kui sa ütleksid mulle, et tegemist on 75-aastase mehega, kellel on tekkinud kõhuvalu ja sünkopeerunud, ma mõtlen hoopis teistele haigustele, kõhuordi aneurüsm, selle ruptuur. Või kui sa ütleksid, et tegemist on 1-aastase lapsega, kes nagu tundub, et kõht võiks valutada kuidagi niimoodi, ma mõtlen hoopis teistele haigustele, invaginatsioonid, volvulsid ja nii edasi. Et meil on tegelikult tihtdiagnostika poolest on juba oluliselt kitsendatud. Et see 35-aastane naine, see annab nagu juba mingisuguse kindla suunise, kuhu poole liikuda. Minu jaoks oleks võib-olla oluline ka teada, et miks ta siis kokkus kokku, et kas võibki olla mingi verejooksust tingitud või reaalselt valust võib ka inimene minestada. Et seda muidugi saab koha peal ilmselt paremini aru. Siis mul on võib-olla üks küsimus, et kui palju te vaatate andmevaaturit või digilugu eelnevalt, et seal kiirabis? Mulle väga meeldib. Nii palju kui vähegi võimalik on. Minu meelest kõige hirmsamad kutsed on need, mis on nagu kiirabi baasist ümber nurga. Siis on nagu see, et ma ei jõua isegi kindaid kätte, kui me peame kohal olema. Meie kiirabitehnikud on nii kiired ka, et mulle just selles mõttes on kõige mugavam on see, kui sul tõesti sa näed, et sul on
10-20 kilomeetrit sõita, siis selle aja jooksul sa saad uurida patsiendi kohta, saad briefida oma tiimi ja saad kindlad ka kätte. No ja kui mulle kiirabi näiteks helistab, et tuleb selline patsient, mul on ka enamasti õnneks aega nagu uurida ja siis see, kui tal on mingid süst hiljuti diagnoositud või on ta käinud kõhuvalude pärast kuskil juba uuringutel või ka mingi raseduse teema on kuskil nagu õhus olnud, et see tegelikult annab juba päris palju nagu infot, vähemalt minu jaoks. Tanel, kuidas sul on? Millega? Ütleme selle andmevaaturi ja digilooga. Ei, väga head suhted on. See lõpeb ära andmevaatur kahjuks ainult. No ja, et tegelikult see TJT on ka päris okei, et ma olen seda viimasel ajal kasutanud. Ma loodan, et see kuidagi lingib ennast kiirabisüsteemiga ka üks hetk. Aga ei, väga mõnus, kui sa ikkagi näed, mis haigused patsiendil varasemalt olnud on ja mida on diagnoositud, mida tal on juba ära lõigatud, et mis enam haige ei saa olla. Et see annab palju juurde. Jah, andmevaatori kohta ma sain ma ei tea, kas ma tohin seda öelda, aga sain ühe niukse terava kommentaari ükskord, et Eesti riik tegi lõpuks nagu midagi head ja siis ta võtab ka selle ära. Aga seda ei öelnud mina. Aga see on väga hea. Me käisime eile, meil õnnestus David Carriga käia ka Helen Reimi poolt korraldatud väga heal konverentsil, kus oli just residentuuriõppest. Ja seal oli üks hästi tore Hollandi professor, kes ka just rääkis, kui oluline on see pre-brief. Ja mulle nagu nii meeldis, et ükskõik mis olukorras on siis EMO-s, intensiivis, kiirabi etapis, just see pre-brief ja nagu sellele aega pühendada ja mõelda kõik see läbi. Et minu meelest see oli nagu nii tore, et vahepeal ikkagi, kui on mingi kriitiline olukord, siis ma tunnen, et ma ise lähen ka nagu oma peasse kinni, kuidagi proovid ise nagu aru saada ja siis unustad nagu tegelikult need inimesed selle ressursi, kes ümber on täiesti ära. Et sellele nagu rohkem keskenduda. Absoluutselt nõus, et enne kui kohale jõuad, võid ju ka ülesanded ära jaotada, et sina tee ühte, sina tee teist, sina mõõdad suhkrut, saturatsioonid, sina mõõdad vererõhud, paned kanüülid ja nii edasi, et see tööjaotus ja kellele sa millise ülesande annad, see sõltub ju sinu tiimist, et sa tunned ise oma tiimi liikmeid kõige paremini. Ja. Kui ainult tehnik ei saa su peale pahaseks, kiirabi selles mõttes on nagu erinev, et kui ta kihutab seal 100 kilometriga läbi linna ja siis sa seal targutad kõrval, et siis ta võib-olla lõpuks üks hetk on, et paneb selle Rock FM-i kõvemini käima ja nüüd ka võimal aitab. Nii, aga Tanel, üks küsimus, traditsiooniline küsimus, mille me autos kaasa võtame? Väga hea küsimus. Kohvri. Monitor ilmselt, et see sünkoobi anamnees on natuke häiriv. Et ma nüüd ei tea, mis lõpust tuleb, aga võib-olla võtaks monitoriga kaasa. Ja ma saan aru, et siiski ta on teadusel, et ta võib olla korraks mingi sünkoobilaadne olukord. Ma väga nagu närvi sellest ei läheks. Kohver, monitor. Valuvaigistid. Defibrillaatorid. Koos monitoriga ongi defibrillaator. 2 in 1. See on see, kui liiga palju haiglas oled töötanud. Või liiga pikk päev on, ega ma ei tea ka. Aitäh sulle. Kohvris on ka valuvaigistid, ma eeldan. Ja, kohvris on head asjad olemas. Aga lähme siis sinna, ta on siis elab eramajas. Lähme koera ei ole, kahjuks lähme sinna sisse ja siis abikaasa tuleb vastu meile. Naine on diivani peal kägaras. Mis me teada tahame, mis on esmased asjad? Tanel, kuidas sa läheneksid alguses? No, esiteks küsiks nagu, et sellist üldist anamneesi on, et millal algas, kuidas algas, kust valutab, kaasud haigused, tarvitatud ravimid, tehtud operatsioonid, et siukse üldise anamneesi, aga samal ajal sa võid ju anda oma meeskonnaliikmetele ka ülesanded kätte, et kuule, et ilmselgelt ta ei jää ju koju, et tuleb meiega haiglasse kaasa, et seal on mingid asjad, mis peab ära tegema. Ja meil on olemas kiirabi tegevusjuhend, mis räägib, kuidas kõhuvalu käsitleda, et jalgratast ei ole vaja leiutada. Kanüül, suhkur, rõhud, saturatsioonid ja nii edasi. Mulle meeldib see, mida sa eelmine kord podcastis ütlesid, et mis asi on ABCD, EFG, ABC ja siis don't ever forget glucose. Et see minu meelest on tore asi, mida meeles hoida. Me küsime neid küsimusi. Me saame teada, et tal on tugev kõhuvalu praegu. Vast on niimoodi 6-7-10. See on kestnud 1 päev. Ja eelnevalt võib olla veidi natukene valutanud, selline ebamäärane tunne, täpselt ei oska sõrme peale panna. Me teame, et Amanröa on tal olnud 6 nädalat ja tal on kerge iiveldus.
kui me küsime varasema anamneesi kohta, siis mingid operatsioone tal varasemalt tehtud ei ole. Eelnevalt täiesti terve naine. Ja Tuuli, kas selle info peale tahaks veel midagi teada? Või siit juba koorub mingisugune mõte sul, kuhu suunas see võiks liikuda? No kuna tal menstruatsiooni ei ole tükk aega olnud, et siis minul tekib kohe mingi raseduse nagu kahtlus. Aga kuna teil on siis günekoloog siin kiirabis, ma ei tea, kui täpselt te seda informatsiooni võtate, aga minu jaoks oleks tõesti oluline küsida ka üldse, et kuidas tema menstruatsioon muidu on käinud, sellepärast et võib-olla tal ongi väga ebaregulaarne tsükkel, on selliseid haigused, kus menstruatsioon käib 2 korda aastas. Siis kuidas see kõhuvalu tal algas? Kas oli siuke järsk, mõnikord on vahekorra järgselt tekib valu või mingi raske nagu füüsilise koormuse järgselt, et see võiks viidata, et midagi on ruptureerunud kuskil. Ja muidugi, kas ta on teinud rasedustesti ise, kas ta on käinud hiljuti kuskil arsti juures, et äkki ongi mingid munasarjad süsti diagnoositud või midagi sellist, et sellest mina saaksin juba päris palju nagu diagnoosi hüpotees oma peas põhjust nagu üles panna. Muidugi selles situatsioonis, kus me seal oleme, ega mingit kindlat diagnoosi panna ei saa, sellepärast et meil täiendavad nagu vahendid, mingid diagnostikavahendid nagu puuduvad. Et need on kõik siuksed hüpoteesid. Jah, ma arvan, et me jõuamegi tegelikult sinna oma arutlusega, et esiteks, kui meil on gynekoloog lava peal, siis teate, kuhu jutt üürima hakkab. Aga selles mõttes me jõuame arutlusega sinnani, et kui täpselt on kiirabil võimalik kodus diagnoosida kõhuvalu täpselt põhjust. Meil on võimalik püstitada diagnoosi hüpoteese anamneesi objektiivse leiu alusel, aga tegelikult on ikkagi niimoodi, et kõht valutab. Nagu hommikul räägiti, et alakõhus olev patoloogia, ütleme günekoloogiline põletik võib anda ülakõhuvalu. Meil on näiteks alakõhus olev patoloogia, mis võib anda ülakõhuvalu, näiteks apenditsiit veel. Ehk alati see patoloogia ei ole seal, kus see valu esineb. Teiseks, võimekus kiirabis diagnoosida, ütleme, mis sul, et inimesed saage saalis aru, et te olete kiirabis, eks ole. Te ei ole EMO-s, teil ei ole ultraheli ega laborit. Et teil on oma 2 kätt, silmad, kõrvad. Et katsute seda kõhtu ja võite arvata, et äkki on see haigus. Mulle meeldib ütlus, et sa ei saa diagnoosida haigust, mida sa ei tea, et olemas on. Et kui paljud meist enne tänast mõtlesid sellistele haigustele nagu neeruinfarkt. Mõtles keegi või? Kiirabi. Hiljuti oli mul EMO-s patsient, kellel oli spontaanne põrnainfarkt. Et kas kiirabi saab kuidagi kahtlustada kodus, et põrnainfarkt. Kas selle jaoks ei olegi siis katsu? Ma ei tea, ei ole. Hiljuti oli mul EMO-s patsient, kellel oli kokaiinist tingitud mesenteriaalartrite spasm ja sellest tingitud mesenteriaalisfeemia. Et kuidas kiirabi sükst haigust diagnoosib? Ma tahan jõuda välja sinna, et kiirabi saab leevendada patsiendi sümptomeid ja võib-olla püstitada mingi hüpoteesi, aga lõplikku diagnoosi ma pigem mitte. Harva. Siis kui nuga on kõhus ja seisab siin püsti, et jõuad koha peale, et siis jah, ma saan aru, miks see kõht valutab. Aga üldjuhul, kui kõhunahk on terve ja väliselt nagu midagi väga katki ei ole, siis aru saada, mis seal sees toimub. Et kõhuvalu diagnostika on ikkagi laboratoorne pluss instrumentaalne ehk siis mingi piltdiagnostika. Et niimoodi haiglaeelselt Sherlock Holmes olla on ikkagi suhteliselt raske, eriti kui, nagu me rääkisime ka tegelikult, see diferentsiaaldiagnoos on, see valik on lihtsalt nii suur ja lai ja tegelikult osadest me ju kindlasti ei rääkinud, mis ka samamoodi võivad põhjustada kõhuvalu. Aga praegu me nagu natuke liigume, sa rääkisid ka günekoloogilise nagu põhjuse tõttu. Kunagi ei tea, millal plot twist muidugi tuleb. Aga me just Taneliga enne arutasime, et tõeline plot twist oleks nagu Tuulile see, et me tuleme lavale ja siis me ütleme, et ja meil on patsient 35-aastane mees. Päris hea oleks see, kui praegu nagu ütleks, et aitäh Tuuli ja siis mingi veresoonte kirurg kõnnib lava peale. See on jah, ideid järgmiseks aastaks. Tegelikult on üldse ordianarüsm ja kohene ruptuur. Nii, aga vaatame siis haiget ka, mis te arvate? Vaatame siis, mis ta on. Visuaalselt on ta roosa jumekas, ta hingamissagedus on 14, saturatsioon ruumiõhul 97, vererõhk täiesti korras, pulsisagedus 70, temperatuur 36.
Tanel, see on ju terve naine, mis veenikanüülist sa rääksid? Kõht valutab ju. Peale selle, et me peaks haiguseid diagnoosima, võiksime patsiendile ka pakkuda ravi. Mis ravi me võiks talle pakkuda? No alustame valuravist näiteks. Kas sul on ka mingisugune valuravi? Kuidas sa kiirabi etapis valuravile lähened? Et kas sa küsid, kas mul on lemmik opioid või? No näiteks. Mis on, Tanel, su lemmik opioid? Ei, selles mõttes... Esimese kohtingu küsimus. Ei, mul lemmik opioid ei ole, et kasutan seda, mida kiirabis parajasti on. Et paratsetamooli loomulikult võib teha patsiendile. Ensaidi ma ei näe ka põhjust, miks mitte teha. Kindlasti potentsiaalne rasedus, mis ei saa olla selle ensaidi nagu vastunäidustus tollel hetkel. Opioid on see, mida sul parajasti kiirabis olemas on, kellel on morfiini, kellel oksokodooni, kellel fentanüüli. Ketamiin on üks siuke asi, mis kindlasti tekitab nagu diskussiooni, et minust üks kemokonverents ei möödu sellest, et me räägime, kui hea ravim ketamiin on. See aitab kõige vastu, valu vastu, depressiooni vastu, paha tuju vastu, kindlasti veel. Mingi asja vastu aitab veel. Teine on tranexaamhappe, millest me alati räägime. Aga mul endal lihtsalt ei ole nagu ülearu head kogemused ketamiini ja ütleme kõhuvaluga, et olen saanud rohkem nagu selliseid ebasoovivaid kõrvaltoimeid. Kas sa oled täitsa ka psühhoosi näinud ketamiini valuravi? Jah, olen. Ei olnud meeldiv. Ei olnud üldse meeldiv. See ei olnud see, mida ma tahtsin. Aga mis sa tegid siis? Midasolaami. Kas see toimis? Toimis, aga selles mõttes, et kas see peaks olema eesmärk, et kõigepealt patsiendil on kõhuvalu, siis me tekitame talle psühhoosilaadse seisundi ja siis me paneme ta midasolaamiga tuttu ka. Aga küsimus on, Tanel, kas patsiendil oli valus pärast? Minu patsiendile? Ei olnud? Ei, ta tuli hospitaliseerida sisehaiguste osakonda, aga ta ei tulnud sellest psühhoosist välja enam. Nagu kunagi, siiamaani on? Ei, ma ei tea, kaua see sisehaiguste osakonnas oli, et ütleme minu isiklikud kogemused, et meil on tegelikult opioid olemas, mis töötab väga hästi valuvaigistina. Ja ma tean, et on Euroopas kiirabisid, kus kasutatakse rohkem ketamiini valuravimina. Näiteks Soome on väga sellist ketamiini usku. Hingamisvärsumist ei ole sellel, aga minu isiklik kogemus lihtsalt ütleb seda. Ei ole mingisuguseid suuri, mingid meta-analüüsi randomiseeritud uuringuid, mis ütleksid, et diferentseerumata kõhuvalu korral läks ketamiin nagu jube hea valik. Et on olnud uuringuid, mis ütlevad, et opioidiga enam-vähem võrdsed, kui need mõlemaid teha adekvaatses doosis võrdne efekt valuravile, aga siis on see kõrvaltoimete profiil. Et traumahaiged hoopis teine teema, traumahaiged täiesti teine teema, jäsemisseemia teine teema, põletus, neuropaatiline valu teine teema, aga meil täna siin praegu on mitte diferentseerunud siis kõhuvalu. Ja see ketamiin on huvitav teema selles mõttes ka, et mis hetkel ta nagu psühhoosi põhjustab ja seal on ka see komponent, et kas teha ketamiini juurde. Seal on see küsimus, et kas et analgeetilises doosis on ta tihti nagu psühhootiline, aga kui sa lähed nagu rohkem sinna esteetilise doosi poole, siis, aga seal eeldab teatud oskusi ja teatud nagu, ma ei tea, kas selle kohta on uuringuid, et mis on kõige parem ketamiini emergence delirium või selle väljatuleku deliiriumi siis nagu ravi. Selle viskame õhku. Kui kellegil on mingid häid, siis saab jätta kirjutada Slidosse ja küsida ka küsimusi kindlasti, et ma hoian silma peale jooksvalt, et siis saame vaadata. Opioidiga on muidugi see teema, et seda tuleb teha siis nagu adekvaatses doosis ka, et siuke täiskasvanud naisel mingi 1-2 milligrammi morfiini näiteks ei ole ju adekvaatne doos, et see 0,1 pro kilo võiks olla selline, aga siis seda ka võib-olla mitte korraga niimoodi vrumps sisse panna, vaid fraktsioneeritult, et see siis on ka iiveldust oluliselt vähem. Slidost tuli ka väga hea küsimus, kuhu jäi EKG? Meil on ikkagi sünkoobi kahtlusega patsient. Nii et EKG on väga hea kommentaar. Mina töötan kiirabis, kus me teeme seda korpulsiga, et meil on see monitoriga koos. Välja siplesin. Ära nüüd uhkusta, Tanel, sa oled ikkagi siin Tartu kiirabi konverentsil. Aga kujutame ette, et teie autos on ka portatiivne ultraeli, mida ka Tallinna kiirabis ei ole. Välja Randevuul vist on, eks ju? Jah. Milliste haiguste diagnoosimise ja välistamisega tunned end kindlalt oma 2 käe ja anduriga? Kas sul on, Tanel, sul tõesti on see portatiivne, eks ju, ultraeli aparaat, mis on selles mõttes, sa enamasti ühendad selle oma telefoniga,
kas sa mingeid asju, kas sa prooviksid vaadata näiteks rasedust selle ultraheli aparaadiga, tunneksid sa ennast kindlalt? Ei, kindlasti mitte. Läbi kõhu. Et mina olen ka seal. Jaa. See on... Ja, et mina kindlasti vaataks, aga ma ei soovitaks muidugi nendel inimestel, kes ei ole ultraheliga nii nagu palju seda vaadanud, võib-olla rasedust otsida, aga kuna ta kukkus kokku, pigem vaadata, mis on palju lihtsam, et kas kuskil kõhus on veri. Et seda ei ole nagu väga keeruline ära õppida, kui seda paar korda on nagu näha, aga ma arvan, et jah, mingit võib-olla rasedust nii kõhupealse anduriga on natuke nagu keeruline diagnoosida. Ja aitäh, Tuuli, et sa selle kommentaari tegid. Me jäime siin Taneliga natukene ketamiinist, sattusime hoogu. Tuuli, sulle ka küsimus, et siin on tulnud, et mis opioidi gynekoloogid helistavad? Meie haiglas on oxycodon kasutusel, aga põhimõtteliselt vahet ei ole, mida seal on nagu saadaval. Seda võib kasutada. Et kunagi me kasutasime betidiini, aga nüüd meil on see oxycodon kasutusel ja võib-olla selle NSAID-i koha pealt, et kui meil on nagu raseduse kahtlus, et kui ta ühe doosi seda NSAID-i saab, et muidu esimeses trimestris, kui NSAID-i kasutada, et on leitud, et on raseduse katkemist rohkem ja võib-olla rohkem ka nagu väärarenguid lootel hiljem, eriti kui see on just seal nagu rasestumise hetkel kasutatud, aga see, kui ta ühe doosi seda saab, et see kindlasti nagu seda ei põhjusta, et see peaks olema ikkagi nagu pikaajaline või päevi või nädal, et seda NSAID-i nagu ei tasu karta. 3. trimestris ka tasub nagu vältida, aga jällegi kui ühe doosi saad, et tegelikult midagi hullu sellest ei juhtu. Et seda valu peab ikkagi ravima ja mitte siis sellel näidustusel ei ole siis põhjust seda ära jätta. Jah, no kui sul on kahtlus, siis muidugi alust on valu tugev, et võib-olla ideaalne oleks teha paratsetamooli ja siis järgmisena, kui on väga tugev valu opioidi, aga see midagi ei juhtu, kui see üks doos nagu NSAID-i saab teha, kui see on tõesti, on vaja teha, et kui see on tõesti nagu vajalik. Aga ühe riigi president, mis asub Kanada all ja Mehhiko peal, ütles, et paratsetamool on ka väga ohtlik. Ja see on tõesti nii, seda vist septembrist ta seda tegi ja peale seda on kõik rahvusvahelised gynekoloogide organisatsioonid andnud välja ka oma statementid, et nimelt ta ütles, et paratsetamool siis ärge kasutage rasedana, et ta põhjustab siis autismi, et ükski uuring tegelikult nagu seda ei ole kinnitanud ja kõik need organisatsioonid on öelnud, et see on ikkagi nagu lubatud kasutada ja parim valuvaigisti rasedatel. Kahjuks ta tekitas siukse suure segaduse. Siin on küsimus, et kas on mõni olukord, kus valuravi ei tohiks teha? Ainukene asi, mille peale mina suutsin mõelda, et kui patsient on allergiline paratsetamooli, ibuprofeeni, morfiini, oxycodooni, tramadooli, kõikide muude asjade vastu, kas on mingi muu olukord veel, kus ei tohiks valuravi teha? Et kus võiks inimest piinata natuke aega? Ei ole, ma arvan, et seda on uuritud, et kas valuravi, et kui patsiendile on tehtud adekvaatne valuravi, et kas siis see halvendab kuidagi EMO-s selle haiguse täpset diagnostika, et see on nagu korduvalt ümber lükatud, et see ei ole nii, et valuravi ei sega kedagi EMO-s patsienti uurimast. Ja nagu ma ütlesin, kõhuvalu diagnostika on labor pluss piltdiagnostika ja ma usun, et ultraheli või kompuutrit on palju parem teha patsiendile, kes ei ole kägaras looteasendis. Nii et meie käsitlus oleks, me teeme EKG ära, EKG on korras, vaatame siis, me oleme Elvas, meil ei ole korpulisse, me teeme EKG ära ja siis paneme veenikanüüli ja siin on ka tore tervitus ITK naistekliiniku EMO-st, et kes ütleb, et pange kanüül, eriti nendele, kelle seisund potentsiaalselt võib halveneda. Meil ei ole luunääle. Et siis... Ja siin võib-olla, mis mul endal praegu pähe tuli, on see, et Tartu kontekstis ja teiste haiglates kontekstis see võib-olla ei ole nii oluline, aga Tallinnas kiirabi peab ju otsustama, kas ta viib ta naistekliinikusse või suurteemosse, et mingid nagu mõtted, diferentsiaaldiagnostika natuke oma peas peab juba nagu tegema, et ma ei tea, kuidas te täpselt seda teete, aga üldiselt meile tulevad üsna õiged haiged või siis sellised, kes on täitsa terved ja lähevad koju. Aga meie oleme Elvas, lähme Tartusse. See on palju lihtsam ju, siin üks EMO, kõik koos. Jah.
et ITK-sse ärme siis lähe, neil ei ole luunajale. Ärme lähe. Me sõidame, pakime siis haige ära, asume teele. Üks küsimus tee peale, et nüüd kui me Tartu poole sõidame, meil natukene on aega. Tuli küsimus, et kuidas varustada ideaalne kiirabi auto? Ultraheli, point of care analüüsid. Tanel, kas sul kui Tallinna kiirabi inimesel oled sa mõelnud, et milline võiks olla see tuleviku kiirabi näiteks 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, 20 aasta pärast? Meil eelmine kord on käinud läbi, et võiks olla kaasaskantav kompuuter. Kas midagi sarnast oled sa ka mõelnud? Ultraheli on väga nagu operaator sõltuv, ehk siis sa pead seda tegema sagedasti. Sul peab olema see kogemus sellega ja sa pead saama ka tagasisidet, et kui sa teed selle, arvad, et seal midagi on ja sa pärast tahad teada, kas see ka päriselt oli nii. Et kui ma teen, arvan, et seal on mingi haigus, leian enda arust üles ja haiglas hoopis mingi teine haigus välja tuleb ja tegelikult sa nägid luulusid, siis seda oleks hea teada. Kiirabis oluline uurimisvahenditest, et kas see muudab patsiendi käsitlust transpordil haiglasse. Et ma saan aru sellest mõttest, et ajalooliselt, et bring upstairs, care downstairs, ehk me toome ülevalt intensiivravi, EMOsse intensiivravisaali ja siis nüüd me räägime sellest, et bring ED to the patient, ehk siis me toome nagu erakorralise meditsiini osakonna juba patsiendi juurde ja kuskilt maalt on ikkagi piir olemas, eks ole, et midagi me saaks uurida küll, absoluutselt on olemas ju neid kiirabisid, kus on kompuutrid sees, näiteks maailmas Norras üks sõidab siuke ringi. Aga so what, diagnoosid, aga kui sa ravida ei saa seda seal koha peal. Ehk siis see diagnostikameetod peab muutma haige käsitlust kiirabi etapil. Muidu ei ole seal nagu pointi. Tuuli, üks küsimus sulle, mis on kiirabi rahva kirgi kütnud mõnda aega. Kas kiirabides võiks olla kardiotokograafia? KTG. Jah, ma tean, mis see on. Sellega ma arvan on sama lugu, et kui see on seal olemas, see on natuke nagu mulle EKG, mida ma nii hästi ei valda. Et kui sul on see olemas, sul on see lint olemas, aga kui sa ei oska seda nagu interpreteerida, et siis ma ei tea, kas sellest on kasu. Et seal on jah nagu neid argumente nii poolt kui vastu, et üle diagnoosimist vale positiivseid leida. Sest isegi naiste arstina seda KTG-d on äärmiselt raske mõnikord hinnata. Et ma esimese vastusena ütleks, et seda ei peaks seal olema või siis peaks olema väga hea võimalus kohe konsulteerida kellegagi. Telemeditsiini kuidagi raames. Jah, aga Eesti on minu arust ikkagi selles mõttes heas situatsioonis, et Eesti on nii väike, et kõik inimesed jõuavad väga kiiresti haiglasse. Mõnikord on muidugi kiiremini vaja, aga et võib-olla kuskil Norras, kus vahemad on hiigel suured, et siis seal ongi mingid kompuutrit vaja, et Eestis ma tõesti ei kujuta, et kompuuter peaks olema kiirabiautos. See on kindlasti oluline, kui sa otsustad nagu patsiendi hospitaliseerimist, et jällegi Soome näitena tuues öisel ajal kiirabi saab sellise raskes seisus patsiendi kõhuvaluga, siis oli küll kiirabides tõesti ultraheliaparaat ja nad ainult vaatasidki vaba vedelikku ja selle alusel otsustasid, et kas nad viivad patsiendi lähimasse haiglasse, kus ei ole ööpäevaringselt kirurgilist võimekust ja kui fast oli positiivne, siis nad viisid nagu antud juhul siis Helsingisse otse. Et mõnikord see võib nagu otsustada patsiendi hospitaliseerimiskohta. Siin tuli üks, kuna meil on günekoloogiline case ja see on selles mõttes tundlik teema, Tuuli sinu käest küsiks, et kui selline juhtum on, et kas sellises olukorras me vaatame ka siis günekoloogiliselt kuidagi patsienti veritsuse aspektist? Mina soovitaks ikka patsiendi käest nagu esialgu nagu küsida, et see meil ausalt öeldes jäi küsimata isegi praegu, et kas mingit veritsust patsiendil on või mitte, mida ma tegelikult tavaliselt alati küsin. Ja inimesed muidugi interpreteerivad seda nagu veritsust ja verejooksu väga nagu erinevalt, et naistearstidel on õpetatud, et suur verejooks on see, kui üks suur side täitub terve 1 tunni jooksul ja 2 tundi järjest, et see on ikkagi, seda juhtub harva.
nagu mina arvan, et gümnakoloogilist veritsust või seda läbivaatust ei pea tegema, et võib-olla kui siis sa tahad hinnata seda, et kui palju seda verd tuleb, et seda vajadusel võib teha, aga muus osas ma arvan, kui sul ei ole nagu seda kogemust, et pigem see ei anna, ma arvan, midagi. Minu poolt on hea näide, mis sa nagu välja tõid, et meil praegu on 35-aastane naine, kellel tegelikult näitajad on stabiilsed, on teadusel adekvaatne, et siis on igati mõistlik eeldada, et ta annab väga adekvaatseid vastuseid versus tõesti võib-olla, kui on vanem patsient, kes võib-olla on dementne, kes ei suuda anda adekvaatset anamneesi, et siis ka lähtuda natuke sellest olukorrast, et mis see situatsioon parasjagu on. Jah. Tundub vist mõistlik. Aga me sõidame autos, ma olen seal taga, ütlen, et kuulge doktorid, et kuule, naine muutub natukene kahvatumaks, panen vererõhu mõõtma, vererõhk on juba 85-44, ta pulsisagedus on 132, hingeldab, asi läheb juba kehvemaks, panen hapnikumaski, õnneks me kohe pöörame haiglasse, kohe pöörame kiirabülüüsi, aga siis on meil hoopis teine olukord vahepeal tekkinud. Tanel, sina kui ema-arstina, sul tuleb selline haige, kes on praeguseks hetkeks juba hemodünaamiliselt ebastabiilne, midagi on juhtunud. Sa seda anamneesi tead, mis võimalused EMO-s on, kuidas seda haiget edasi hakatakse käsitlema, et tõesti kiirabi annab selle haige siis üle, aga mis edasi saab? No erakorralmeditsiin on suht lihtne, meil on seal tähestiku alguses on mõned tähed, mida peab teadma ja rohkem ei olegi. Alustad ikkagi ABC-st peale. Mitte C-st? Pigem sellisel juhul ABC-st. Ma eeldan, et tal ei ole nuga kõhus ega kuskil jäsemes. Me ei näinud, jah. See oleks piinlik praegu. Et hingamisteed vaatad üle, vajad paned hapniku, auskulteerid, vaatad, et hingamine oleks korras. Ja siis lähed edasi otsima seda, et miks seda rõhku ei ole. Et kõhuvalu pluss rõhu kadumine mõtleks ikkagi verejooksule. Siuke septiline haige areneks aeglasemalt, mõtleks palavik. Pigem mu esmane mõte oleks siis verejooks. Fast annab päris palju juurde. Kuidas praegu Eesti emades, kas Fasti teeb radioloog või teeb erakorralise meditsiini arst? Võivad mõlemad teha. See ei ole küsimus, peaasi, et inimene oskab seda teha. Et mõni teeb ise, mõni kutsub radioloogi ja see on täiesti fine. Meil oli eile sama Helen Reimi väga hea konverents, siis meil oli natukene sarnane case, mida me esitlesime ja siis ma ütlesin samamoodi, me jõuame kriitilise haigega, jõuame EMO-sse, tuleb radioloog ja teeb Fasti ja David oli šokeeritud. Mis mõttes? Radioloog? Te näete radioloogi? Ta ei olegi kodus või? Et neil on nagu nii tava see, et sul erakorralise meditsiiniarsti pädevuses on see, et kohe paneb ultrahelüanduri peale, kohe teeb Rushi protokolli järgi teeb fookuse, välistab kõik, diferentseerib erinevad siis šoki põhjused ja see on siis kõik, et siin ei ole mingit küsimuski, et kes seda teeb. Aga praegu on siis võib-olla natuke üleminekuperiood võib-olla ka. Ja teine on ka see, et sõltub, kus sa valvad, mõnes haiglas sul ei olegi radioloogi enamiku ööpäevast nagu kätte saada, et ta on kodus, et on 8 tundi ööpäevas ja ülejäänud 16 tundi siis tuleb ise hakkama saada. Et seal on keerulisem, samas huvitavam valvata. Kuidas meil HCG-ga on? Kindlasti tuleb teha. Kas uriinist, verest, kuidas seal see erinevus, mis see mõtteprotsess võiks olla? No, kuna ta on ebastabiilne, meil on vaja tegelikult diagnoosi kiiresti, siis kui on sul kiiresti vaja teada, kas rasedus jah või ei, siis mina isiklikult teeks selle uriinist, mis on äärmiselt kiire, kui sul on see test olemas, sest HCG vastus verest võtab sul vähemalt tund aega. Teine küsimus on, et mis me seal nagu ultrahelis nägime, kui me seda Fasti tegime. Me nägime verd. Ja. Me nägime verd, me nägime niimoodi, et Morrisoni sopis on vaba vedelik, paagnas samamoodi. Emaka sisest rasedust ei visualiseeru, aga emaka kõrval tundub olevat lisamoodustis. No siis on üsna kindlalt günekoloogiline patoloogia. Ja kui ma näen seal emaka kõrval juba mingisugust moodustist, siis ja veri on kõhus, naine on ebastabiilne, et sellel hetkel võib-olla ei ole minu jaoks kõige olulisem enam see HCG, ma võin selle verest ka võtta. Seal on vaja mingisugust operatsiooni nii või naa ja seda ma näen juba nagu operatsiooni käigus, kas seal on siis rasedus
või on seal näiteks munasarja tsüstiruptuur või munasarja apopleksia, mis et ütleme, et fertiilses eas naine sünkoobiga, kõhuvaluga, et ektoopiline rasedus, apopleksia, munasarja tsüstiruptuur on need nagu kõige sagedamad ja kõige sagedamad haigused esinevad kõige sagedamini. Võib olla muidugi midagi kasvuistelisemat, mingi neeruarteri ruptuur või midagi sellist, aga suhteliselt ebatõenäoline. Et kui ma tahaks natuke kindlam olla, siis ma teeks uriinist selle, sest ta ilmselt tuleb kiiresti opituppa nii või naa viia, et ja HCG tehakse selle nagunii, kui jõuab vereanalüüsid võtta, aga jah. Et praeguses etapis, kui meil on ikkagi patsient on šokis, tal on vabavedelik kõhus, et siis esimene, praegu meil on nagu üliluksuslik olukord, meil on günekoloog kohe kõrval, aga kui oleks, siis oleks esimene kõne oleks kohe günekoloogile, kohe kutsuda ta alla, kui vähegi on võimalus. Ja siis massiivne transfusioon. Tanel. Transfusioon kindlasti, kas just massiivne sõltub natuke sellest, kuidas see transfusioon käima läheb. Et mina olen töötanud juba mõnda aega sellises EMO-s, kus meil on täisveri esimesena, mis teeb nagu selle transfusiooni mõtlemise poole oluliselt lihtsamaks, et me võtame selle täisverd sealt kapist ja kütame sisse. Et ma ei pea mõtlema sellele, et mis seal eritrotsüüdid, plasmad, trombotsüüdid, et ja üldjuhul selleks hetkeks, kui ma olen juba 2, 3, 4 kotti seda täisverd sisse lükanud, siis see patsient on ju opitoas. Ehk siis ma päris nagu sellist suurt massiivset transfusiooni, ma olen küll käivitanud, aga see pärast täisveresid käima on läinud siis, kui patsient juba opitoas on. Tanel, sa juba teist korda mainid, kuidas Tallinnas on parem. Sa oled väga ohtlikul kuidagi... Ei, mitte üldse selles asjas. Ma olen lihtsalt nii jupi aega seal olnud. Peale selle ma töötan Viljandis ka, seal on ka väga hästi. Seal täisverd ei ole? Seal täisverd ei ole veel, jah. Aga võib-olla varsti? Varsti saame, jah. Võib-olla varsti saab. Et see kogemus tõesti, ma olen kuulnud, on väga-väga hea täisverega. Lihtsustab seda kõike seda protsessi ja tõesti on väga hea. Tranexamhappe. Ja, hea küsimus. Minust erakorralise meditsiinis, nagu ma alguses ütlesin, on 2 sellist, loodetakse sellist väga head ravimit. Üks on ketamiin, teine on tranexamhappe ja ilma needeta ühtegi konverentsi möödu. Tranexamhappel väga head uuringud. Crash 2, mis näitas, et traumahaige, kes on hemorraagilis šokis, varajane tranexam töötab. Woman trial, mis ütles, et sünnitusjärgne verejooks tranexamhappe töötab. Crash 3, mis näitas, et ajutraumaga haigetel ühel siis kindlal suupopulatsioonil tranexamhappe võiks töötada. Ja siis on kuidagi jäänud mulje, nagu et tranexamhappe, kõik verejooksud tranexamhappe on väga hea rohi, väga hea, kõikidele teeme hästi palju. Unustame ära selle, et tegelikult on väga palju uuringud, mis ütlevad, et tranexamhappe ei tööta. Haltit, mis näitas seda, et gastrointestinaalse verejooksu korral tranexamhappest ei ole mingit kasu ja tegelikult oli viiteid sellele, et isegi sellest võiks olla kahju. Trombemboolisi tüsistusi oli rohkem. Meil on olemas DITCH 2 äkki, mis näitas spontaanne intratserebraalne hemorraagia tranexamhappest mitte mingit tolku. Meil on Ultra, mis näitas, et spontaanne subarachnoidaalne hemorraagia tranexamhappest ka minu arust ei olnud väga suurt kasu. Meil on olemas STAMP uuring, mis näitas, et kõik traumahaiged, et kui neile, et võtta kõik, et mitte ainult hemorraagilises šokis olevad traumahaiged, et kõik traumahaiged kokku võtta, teha neile tranexamhappet, jällegi ei ole suurt kasu. Ja siis meil on hunnik ninaverejooksu uuringuid, kus nagu pooled ütlevad, et tranexamhappe on jube hea ja teine ütleb, et ei tööta üldse. Ja nüüd siis me jõuame selleni, et meil on günekoloogiline patsient, tõenäoliselt rase ja siis kõhuõne verejooks. Ja selle kohta nüüd küll ühtegi head uuringut ei ole, mis ütleks, et see tranexamhappe teda kuidagi päästaks, et ma selle jätaks tegemata. Ma ei raiskaks selle peale aega, et meil on tähtsam asju, mida teha, näiteks verd ja kirurgiat. Aga kas sa teeksid haigleelselt, kui sul on nagu peritoniidileid, kahtlus, hüpotooniline patsient? Et mul on ebaselge kõhuvaluga patsient, kelle rõhk on madal, et ma teeksin tranexamhappet ei teeks. Mul nagu loogiliselt tundub ka see, me sünnitusjärgselt väga palju kasutame seda, aga siis see on nagu rohkem sükse diffuusse verejooksu puhul, aga kui sul on see emaka väline rasedus või mingi munasarja apopleksia, siis see veritsus on nagu mingist ühest arterist, et see nagu ei aita selle vastu nii väga. Et
ma isiklikult ei ole näinud, ma ise ei ole ordineerinud tranexamapet sellistele patsientidele, kellest me siin nagu praegu räägime. Ja tahtsin veel öelda, et tegelikult need on enamasti kõik noored naised, nad taluvad seda verejooksu väga hästi. Et meil on olnud mitmeid siukseid olukordi, kus patsient tuleb, kõht valutab, me teeme valuvaigistit, neid toredaid opioide, siis ta lamab meil seal osakonnas. Et kõhuvalu läheb üle, ta on täitsa nagu stabiilne, aga vaat püsti ei saa. Et siis tekib nagu kohe see pearinglus ja nii, aga muidu tundub täitsa nagu stabiilne. Vererõhk on normaalne, pulss on võib-olla natuke tõusnud. Et need noored naised selles mõttes on natuke siuksed kahtlased alati. Et vanematel inimestel kindlasti see ebastabiilsus tekiks nagu varem. Ja üks siuke sümptom veel, mida mina olen tihti nagu näinud, on see, et kui kõhuõõnes on veri, et neil need õlad hakkavad valutama sellest diafragma nagu ärritusest, et seda tasub ka kas küsida või muidugi patsiendid tihti nagu ise ka ütlevad, et see on nagu siuke võib-olla, mida meeles pidada. Hoida seda meeles. Ja tõesti sünnitusabis me ju ka näeme, see tuleb muidugi selle plasmamahu ja suurenemise tõttu, et nad tõesti ikka taluvad nagu suuremaid verekaotusi, aga see pigem on juba sünnitusabi teema. Nemad taluvad nagu suuremini ja paremini. See kogu selliselt võib-olla ei olegi nagu nii suur erinevus, aga nende probleem on see, et nad dekompenseeruvad väga järsku. Et need nii-öelda mitterasedad, need natuke dekompenseeruvad niiviisi nagu loogilisemalt radapidi. Et rasedatel ja sünnitusjärgsetel nendel ainuke esimene sümptom võib olla pulsitõus. Ja see vererõhu kukkumine tekib alles siis, kui nad on ikkagi juba väga suure hulga nagu verd kaotanud, et tegelikult sa peaksid nagu enne ikkagi reageerima sellele. Aga see patsient, ta võib küll meil siin rase olla, aga tal ei ole seda plasmamahu ja seda nagu muutust veel jõudnud nagu tekkida, et kuna see rasedus on nagu niivõrd väike. Ja siin ma vaatan, et 2 küsimust on ka mulle tulnud. Üks, mis on lihtsam, on see, et kuidas küll see kiirabiauto sinna ülesse sai? Kas keegi on selle välja mõelnud, kuidas see sinna ülesse sai? Arvestades, et meie sponsor on ka Red Bull, siis see on hea turundustrikk, aga tegelikult ikkagi siin, ma sain 2 reklaamimist korraga teha. Siin on Delta Kutse merch'i ala ja tulge kindlasti seda vaatama. Sest siis te näete ka Delta Kutse merch'i, aga te näete ka seda lifti, mis seal on ja siis see on seal maas, see tõuseb ülesse. Ma saan aru, et niimoodi see sinna ülesse sai. Ja, ma ise ei näinud seda, aga tulge siis uudistage seda ja vaadake. Ja teine küsimus on siis nagu anestesioloogilise käsitluse poole pealt, et kuidas sellise patsiendiga opidas käitud kiirinduktsioon, mis hüpnootikum, ART, TVK, kiirinfusioonipump, Cellsaver. Arvestades, et see patsiendi teadvus, ütleme, või see tema hemodünaamiline ebastabiilsus on väga kiiresti tekkinud, sellega kaasuvalt ka kindlasti teadushäire, siis ma kindlasti tahaks ta ja ütleme mingil etapil ära intubeerida, aga siin tuleb selles mõttes olla väga teadlik, et see on, me natukene rääkisime ka sellest raske intubatsiooni osas, et see on füsioloogiliselt raske intubatsioon. Ehk siis selle patsiendi tegelikult, kuna me teame, et seal on verekaotus, et ma kindlasti tilgutaks, kui meil on tõesti täis veri, eks ju, või kui Tartus erütrotsüüdid, et ma kindlasti täidaks ta volumenit, sellepärast muidu on oht ikkagi see, et sa teed induktsiooniravimid ära ja ta lihtsalt annab seiskuse selle hüpovoleemia pealt. Et ma kindlasti täidaks, natukene prooviks stabiliseerida seda füsioloogiat ja siis oleks ikkagi kiirinduktsioon ketamiini ja rokrooniumiga ja tõenäoliselt teeks fentanüüli natukene ette ka. Aga ma arvan, et siin on see ikkagi oluline. Siin on muidugi väga lugupeetud anestesioloogid, on see rea, et ma nendele pagan küll igal pool. See on see, kuidas mina teeks seda. Et mina ikkagi enne teeks verd ja ma arvan, et mis on hästi oluline, on suured veeniteed. Ja TVK selles mõttes ei ole nagu hea, TVK valendik on suht tavaline, TVK on suhteliselt väike, ehk siis suured perifeersed veeniteed ja läbi nende on palju lihtsam transfusiooni teha ja palju kiiremini saab teha transfusiooni. Ma ootan mingit noogutavat vastust. Et selline oleks siis minu vastus. Nii, aga kas kellelgi on küsimusi ka publiku seast? Kas keegi tahab küsida mitte läbi Slido kaudu?
Sest tegelikult see võimalus on meil ka olemas. See hirmsam viis. Et te võite veel Slidosse ka saata küsimusi. Küsimus Tuuli sulle. Kuidas pärasoole ärritusega on sümptomi mõttes? Kui suur on künn verejooks kõhuõõnes lisaks õluvalule? See võib ka olla, et kui sinna väiksesse vaagnasse, sinna kaavamtuglasesse koguneb juba verd ja sinna, kui ta natuke aega juba on, siis seal tekivad nagu hüübed ja siis ta surub sinna pärasoolele. See on natuke nagu siuke sünnituse ajal on samamoodi, kui see lapse pea sinna alla nagu läheb, siis ta surub sinna nagu pärasoole peale. Ja see ektoopiline rasedus, siin meil nagu see ebastabiilsus tekkis nagu väga kiiresti, aga mõnikord see verejooks ei ole nagu, ütleme, ta on nagu arteriaalne, aga ta ei ole nagu, ta rohkem nagu tilgub, et ta ei voola. Ja siis võib-olla see valu, tugev valu tekkis näiteks eelmine päev, ta muidku nagu kannatab, mõned inimesed on nagu juksed, kes ootavad enne, kui nad kiirabi kutsuvad. Ja siis sellisel juhul võivad tekkida need hüübed sinna, et kui meil siuke väga kiire nagu verejooks on, siis need hüübed enamasti nagu ei jõua tekkida. Et see, ühesõnaga, see võib olla ka üks selline sümptom. Tuuli, kes lõikab, kirurg või gynekoloog? No, kui meil on see info ultrahelis teada, siis ma lõikaks. Kas laparoskoopiliselt laparatoomia keisrilõige? No, me oleme harjunud neid laparoskoopiliselt lõikama, aga kuna ta on ebastabiilne ja kui anestesioloog ütleb, et see ei ole võimalik seda gaasi sinna kõhtu lasta, et siis tundub, et võib-olla sellel patsiendil peaks siis lahtise lõikuse ja me teeme tavaliselt selle Pfannenstieli lõike, selle nagu keisrilõikel siin all nagu mitte alumist laparatoomiat. Kui mul oleks siuke ebaselge nagu leid, et seal emaka kõrval nagu ei ole midagi, et siis ma kutsuks võib-olla kirurgi kaasa ja siis võib-olla peaks selle alumise nagu lõike tegema, sest kui see selgub, et see ei ole günekoloogiline patoloogia, siis kirurg teeb sealt meie sellest Pfannenstieli lõikest midagi eriti oma organeid ei näe, siis ta peab nagu nii risti-rästi selle kõhu nagu lahti lõikama. Räägime kiiresti ka metodreksaadist. Yeah. Et siin oli küsimus, et mis juhul oleks saanud emakavälist rasedust veel metodreksaadiga lahendada, kui juba on tekkinud valu, aga verejooksu mitte. Siis kas ikka kirurgiline lahendus? Seal on väga nagu konkreetsed kriteeriumid. Tegelikult on nagu 3 erinevat lahendust, kui sul on ektoopiline rasedus diagnoositud. Ja mõnikord on veel niiviisi, et nimetatakse seda pull rasedus või pregnancy of unknown location. Siis sa pead veel tükk aega nagu jälgima, et millega nagu tegemist on, kas sellest tuleb päris rasedus või sellest tuleb siis see ektoopiline rasedus. Aga kui sul on ikkagi diagnoositud see ektoopiline rasedus, et siis üks variant on lihtsalt oodata, kui tal ei ole tugevaid valusid, et mõnikord tekib ise nagu siuke spontaanabort seal. Seal peab olema HCG tase madal, kolle väike. Siis teine variant on, mis on natuke turvalisem, manustada siis intramuskulaarselt metodreksaati, mis siis muidu kasutatakse ju kasvajate ravis ja niiviisi, et see siis tekitab jällegi siukse nagu spontaanabordi seal. Enamusti need rasedused on munajuhas ja siis paar-3 päeva peale seda metodreksaadi manustamist tekib ka tegelikult siuke nagu kõhuvalu just sellest munajuha nagu venitusest ja sellest, et see spontaanabort seal munajuhas siis tekib. Seal on alati omad riskid selle metodreksaat ravi puhul, et see munajuha võib ikkagi ruptureeruda. Ikka on oht, et peab pärast kirurgilise ravi ette võtma. Ja kui see on seal munajuhas, et see munajuha võib ikkagi nagu kahjustada saada, et kui näiteks mingi viljatusraviga tegemist ja sul oleks vaja, et kõik oleks väga hästi, et siis kui sul on pärast siuke lai ebafunktsioneeriv munajuha, et siis on väga suur tõenäosus, et sinna tegib uuesti ektoopiline rasedus. Ühesõnaga metodreksaadi puhul ka see kolle, sul ei tohi olla südametegevusega loodet, kolle ei tohi olla nii suur, HCG tase peab olema alla 5000 ja siis on see võimalik ja patsienti peab nõustama, pluss nad ei tohi veel 3 kuud pärast rasedaks jääda enne või peale seda manustamist. Ja kirurgiline ravi on siis, kui see kolle on väga suur, kui see on ruptureerunud või näiteks ka kui patsient ei ole
sihuke kooperabelne, et ta ei käi sul kontrollides, sest kui metotraksaati manustada, siis sa pead pärast korduvalt HCG analüüse tegema ja kontrollima, et see rasedus ikkagi nagu katkeb. Ja kõige sagedamini on munajuhasse rasedus, aga neid olukordi võib olla veel asukohti, mis on oluliselt nagu harvemad, kus see rasedus on. Ja on olemas ka, mida ma olen paar kord elus näinud, on olemas heterotroopne rasedus, et see tähendab, et on emakaõõnes üks rasedus ja on veel emakaväline rasedus. Et üldiselt naistearstidel on õpetatud, et kui sa ei saa enne emakavälist rasedust välistada, kui sul ei ole nagu rebukotti ja seda loodet seal emakõõnes näha, aga tegelikult väikes šanss on, et sul on ikkagi siis nagu emakaväline rasedus, mis on väga väike. Nüüd me peamegi kahjuks selle kiirabi kutse lõpetama. Kiiresti veel 2 viimast küsimust. Üks tuli mulle, kas ma olen tänaseks sünnituse vastu võtnud kiirabis. Lühike vastus ei ole kahjuks. Ma natukene ikkagi loodan, et ma ei pea. Tundub hirmus. Ja teine küsimus muidugi, millele me kõik ootame vastust, on see, et kas Saaraga on kõik korras ikka. Nii et ma loodan, et Märt annab meile sellest teada. Aga suur aitäh! Uuesti suur aplaus Tuuli Haapid ja Tanel Lepik. Suur aitäh siia kiirabibrigaadi tulemast ja seda juhtumit arutamast.